Tere, armas! Mina olen Triinu ja mul on ülitänulik, kui sa oled leidnud minu YouTube'i kanali ja või oled Facebooki gruppi leidnud, sest ma jagan sulle reaalselt ainult oma elu. Ma jagan sulle oma elu, kus ma olin 10 aastat tagasi ja kus ma olen täna. Ja tänu sellele aitan ma teisi inimesi, kes on täpselt samas kohas. Ehk siis, kui sina näiteks tunned, et näiteks energia kaob ära, sa lähed mingisse kohta või sa tunned, et energia kaob ära, lihtsalt tunned sellist kohta. Ülitundlikud inimesed tunnevad seda väga kergesti. Sa lihtsalt tajud ära, et energiavool ei jookse. On selline katkestus. Või siis on see koht, kus sa tunned, et sa tahad oma elus edasi liikuda, aga sa ei julge, sest su ärevus on igal ajal sinu tee peal ees. Või sa tunned, et sa lähed inimeste sekka ja sa ei saa seal olla, sest sul lihtsalt hakkab nii kehva. Ja milles see kõik on? Kuna inimene on energeetiline olend ja sinu sees on, sina oled energia ja see tähendab seda, et kõik sinu tänased peegeldused, mida elu sulle näitabki seda, et sa ei saa võib-olla kuskil käia, siis see näitab seda, et sa lihtsalt oled madalas energias. Sest hirm on see, mis otsib, milles me inimestena siis elame, kui me tunneme neid tundeid. Kui me tunneme, et meil on igal pool kehva, kui sa ei tunne ennast hästi ja sinu energia on kogu aeg selles puuduses. Ja samamoodi on see ka puuduses näiteks, et kui sa lähed tööle, aga see töö ei meeldi sulle. Täpselt samamoodi, et ma läksin tööle ja ma reaalselt ei jõudnud tööle, sellepärast et minu ärevus oli nii tugev sees. Ehk siis see on nagu meeletu surve energial elamine, mida mina siis kandsin. Ja kui sina seda ka tunned samamoodi, et sa nagu tunned, et sa pead tööle minema, siis siin on samamoodi vaja muuta ainult sinu energiat. Ehk siis sinu keha reageerib täna väga imelikult, aga sina lähed sellest veel rohkem pingesse ja ainuke mõte on see, mis mul viga on. Ja see on üks mõttemustritest, kuhu me siis inimestena jääme kinni, mis mul viga on, mis mul viga on. Tegelikult ei ole viga mitte midagi, sinu energia on lihtsalt kinni. Sinu energia on lihtsalt kinni. Ja tegelikult ju me tuleme oma keskkonnast ja kui sinu keskkond ei ole olnud toetav, hindav sind, on pigem olnud alahindav, on öelnud, et sa ei saa mitte millegagi hakkama, sa oled selline ja alateadvus on kõik selle võtnud endale. Ja nüüd on vaja nii palju taiplikkust, et aru saada, aga see ei ole mina. See ei ole mina ja mina tulen sellest olukorrast välja. Sellepärast, et kuna need salvestused jäävad meile lihtsalt meie kehasse ja me oleme nagu oma tervisega nii hädas ja enamalt jaolt ongi need siis kõik lapsepõlve siis koodid, mida meie isegi ei mäleta. Aga lasteaed, vanemad, kool, need on kasvatanud inimese selliseks, kus sa ei ole selles tões, mis on nagu päris tõde, mis on nagu elamine maa peal, ehk siis valed uskumused ja me oleme saanud need kõik kodukeskkonnast, koolist, lasteaiast ja nüüd sinu keha annab sulle märku ja ta annab just sellepärast märku, et sa vaataksid iseendasse ja hakkaksid ennast sealt nagu neid tervendama, sest ainult läbi selle tervenduse saad sa oma energia korda.
mul on täna vinged tööriistad, mis aitavad väga kiiresti neid energiajoondusi teha. nii et mis iganes kohas sa oled, kas see on tervis, kas see on raha, samamoodi inimesed ei julge tööandja käest raha küsida, sellepärast et kui inimesel on väga madal enesehinnang, siis ta lihtsalt ei julge, sest ta tunnebki, et ta on hädavares ja ta ei saa millegagi hakkama ja siis ta ei julgegi küsida. ja, ja see on täielikult vale koht, see on täielikult vale koht, et sa märkaksid, sa saaksid aru oma väärtusest ja julgeksid raha küsida oma töö eest. ja nendes kohtades on täpselt samamoodi sinu keha reageerib. kas sa küsid oma raha selles mõttes kindlalt, teades, et see on sinu väärtus, või sa hakkad seal selles mõttes laveerima, no ma ei tea, siis on need kohad, mis on vaja väga tugevalt puhastada, et sa oleksid raha küsimises endas kindel. kuna need on minu kõige suuremad õppetunnid olnud, kus mu keha reageeris sellistes olukordades, kus ma isegi ei saanud aru, kus minu ärevus lihtsalt tõusis ja, ja lõpuks olin ma nagu nii suurtes hirmudes ja hirm tuleviku ees, hirm tervise ees viisid nagu energia veel lukku. aga teate, sõbrad, sellest on võimalik kõik vabaneda. nii et ja tulla ära siia kohta, kus on kohalolu, kus on rõõm, kus on tasakaal, kus on elu usaldus, kus on iseenda usaldus ja sa saad elada täiesti teistmoodi, vabana, sisemises vabaduses. ja täna mina siin olen ja see tunne on väga hea, see tunne on väga hea. jagan võib-olla ühte kohta, et no täna on see koht minu jaoks nagu täiesti normaalne, et ükskõik kuhu ma lähen, kas siis esinema või siis lähen ükskõik kuhu kohta inimeste sekka, siis ma olen täna selles kohas, et mul ei hakka paha. mul ei hakka reaalselt paha. ja see on minu jaoks nagu nii suur võit. ma saan käia igal pool. ma saan rääkida oma lugu, kus ma olin ja mida ma olen teinud ja aidates teisi. nii et ma lihtsalt ütlengi, et see on nagu, see on selline väärtus, et sa saad öösel magada, sa tõused hommikul, sa oled puhanud, sa teed seda, mis sulle meeldib, mis sulle meeldib, et sa ei lähe enam sinna tööle, mida sulle ei meeldi teha. ja sa ei tee enam raha pärast, sellepärast et sa tead, et sellest ei saa pikalt elatud, sest hing lihtsalt hakkab karjuma. ja minu igapäevased 10 aastat tagasi sõidud EMO-sse olid nagu nii räigad ja samas ellu, ehk siis mind nagu suunata õigele eluteele ülivajalikud, sest ma ei oleks ju täna siin ja ei teeks oma asja. nii et kui sina oled täna selles kohas, kus sa tunned ära, see töö ei ole sulle, sa tunned ära, et see töökeskkond ei ole sulle, sa tunned ära, et see suhe ei ole sulle, sa võid ära tunda, et see kodu ei ole sinu oma, ehk siis kõik need asjad on võimalik täna muuta oma elus. kuna ma olen seda kõike ise teinud, muutnud ära oma kodukeskkonna, vahetanud kodu, tulnud ära töölt, mis ei olnud minu oma, hakates õppima seda kohta, kes ma ise olen, mis mulle meeldib teha ja muutes oma uskumusi, ehk siis see tähendab seda, et ma teen ja mulle tuleb inspiratsioon, mulle tuleb loovus ja ma hakkan sealt pealt tegutsema. küll aga minu vanamina tegutses selle surve pealt, et ma pean kõike tegema ja ma isegi ei teadnud, mida tähendab see, et ma teen seda flow's. ühesõnaga,
seda kõike on võimalik muuta. Ja ma mäletan ka seda kohta oma elus, kus ma isegi läksin välja ja kõik rääkisid, et linnud siristavad, aga minul siristasid ainult kõrvad. Need lihtsalt vilistasid ja ma mõtlesin, mis see on, ma ei kuule enam. Ma ei kuule enam loodust, ma ei kuule enam iseennast, sest mingi õudne vilin käib ainult kõrvus. Ja see on tinnitus, see on juba märk sellest, kus inimene on juba meeletus suures ülepinges ja ülekoormuses ja see on sellest, et alateaduses on täielikult valed uskumused, täielikult ennast hävitavad uskumused. Ehk siis töö on kõige olulisem, raha on kõige olulisem ja see on ellujäämismuster ja inimese sees ei olegi seda kohta, kes tema ise on ja miks ta siin on. Nii et tänu iseenda loole olen olemas järgmistele inimestele, et nad ei jääks sinna kannatusse, sest see oli väga halb koht, kus olla ja et ma saaksin näidata teed järgmistele inimestele. Nii et igatahes, kes sa iganes oled selles raskes kohas, siis tea, et kõik on võimalik, kõik on veel võimalik. Nii et panen siia alla oma kontaktid ja kui sa tunned kutset, soovid samamoodi muuta oma elu, siis kirjuta julgelt. Sest tänane koht on elamiseks kordades parem ja mõnusam. 100 korda, tegelikult 1000 korda, sest nii mõnus on olla oma kehas. Ja enam ei ole seda kiskumise tunnet, vaid on mõnus olemine. Aga mina soovin sulle mõnusat päeva. Minul tulevad täna jälle koolitused ja kliendid ja, ja nii mõnus see elu saabki olla. Aitäh sulle. Tšau ka.